Siin on nüüd vanade püsttelgede jooniste järgi valmistatud uued püstteljed. Kõigepealt ma räägin ära, mis osad on. Siin on abivahenditena kasutatud pulgad, mis käivad aukudes, augud, mis asetatakse nendesse avadesse, olenevalt kui kaugele on kangas kootud. Abivahendina on ka liistud, et lõimelõngad oleksid võrdsetel kaugustel. Lõimelõngad on keeratud ümber selle raami ja tagumised lõimelõngad on ooteseisundis ja kudumine võib teiselt poolt edasi minna, et saab 2 korda pikema vaiba. Abivahendina olen ka kasutanud seda lauda, kui see vaheliku tekitamiseks, teise vaheliku tekitamiseks. Siis niiepuu, mille ümber on samamoodi keritud niied. Üle ühe lõimelõnga on, et tekitada vahelik. Ja siis saab panna nende sarvede taha, et ta jääb siia pidama. Ja see on süstik, mille ümber saab kerida rohkem koelõnga, sellepärast on valmistatud selline lai. Niiepuu on vabalt sarvede tagant ära paigutatud siia sarvede peale. Ja selle laua abil moodustame vaheliku siia. See on nüüd see esimese vahelik. Ja siis koome juba kangast. Ja paneme selle üle ühe on siin lõimelõngad. Ja siis tuleb selline kaar jätta, et kangas ei hakkaks kitsamaks minema. Ja see kaar näppudega või kammiga saab alla panna. Ja siis laseme selle laua püsti. Siis on kõik lõimed ühe rea peal ja moodustame teise vaheliku koos niiepuuga. Ja tõstame niiepuu siia sarvede taha. Nüüd on moodustunud teine vahelik. Ja süstik läbi ja kaar, väikene kaar jätta ja alla vajutada. Nüüd jälle samamoodi lastakse lahti ja hakkabki protsess uuesti algusest peale. Kui nüüd on kudumine siin all, on seda ebamugav teha. Aga kui sa jõuad siia maani, siis võib niiepuu ja niite abil lükata kogu see vaip tahapoole ja siit tulevad uued lõimelõngad peale. Ja saab kududa kogu aeg selle kõrguse peale. Kui nüüd 2 vaiba otsa kokku saavad, siis lõigatakse lõimelõngad lahti ja sõlmitakse narmad. Sellise raami soetamiseks ja valmistamiseks võite vaadata meie kodulehekülge.